issand, kus sul on ikka suured rõnnad. no kuule, siin on need padjandid sees, vaevalt saan hingata praegu. Püha jumal. Siin ikka mõnel on antud, eks ole. Näen, jah. Tere, armas kuulaja, mina olen Anette, sa kuulad Forma podcasti ja üllatus, imekaunis ema istub mul jälle siin diivanil. Tere, Kristi. Tere tulemast. tere. Täna me räägime natukene lähemalt meie uuest toodete liinist, sellepärast et tõesti palju on küsitud, palju on kirjutatud ja tegelikult inimesi huvitab see tagataust, et miks me seda teeme, kust me oleme selle peale tulnud, et me saame, sellest kõik teame, et me oleme spordiga seotud, meil on oma väike spordiklubikene, aga et miks me oleme otsustanud neid tooteid teha ja võib-olla ka natukene neid tutvustada. Võib-olla kui ma alustan sellest, miks me oleme otsustanud neid tooteid teha, siis minu puhul kindlasti, nagu ma varasemates episoodides maininud olen ka või kuskil sotsiaalmeedias, et minu tegelikult tagataust on see, et ma olen Kunstiakadeemias õppinud moedisaini ja eks nagu tagakukles on kogu aeg see, et tahaks nagu natuke nagu mingit seda riideasja teha, ma väga naudin seda, et kui tüdrukud siin neid proovivad ja selga panevad ära, võtavad, siis see on ju mega lahe tunne, on ju. No selles mõttes, et sina saad esiteks seda teha, mida sa oled nagu õppinud natukene niimoodi kaudselt, mis tegelikult on väga tore, sest muidu sa ju kogu aeg siin ikkagi nagu aitad minu mingeid unistusi teostada, mulle tundub, et noh, et see liikumine ja kõik ei, no mitte, et nagu minu unistusi ainult, aga et nagu sellest, sa oled oma sellest õpitud erialast väga kaugel nagu olnud siiani ja nüüd nagu need riided ja vahet pole spordiriided ja tegelikult läbi nende dressidega vaba aja riietus juba, eks ole, nagu toob natukene sind tagasi sellesse. Ja minu meelest ikkagi teine väga oluline aspekt on see, et puhtalt meie enda vajadusest, tööalasest vajadusest, et me ju vajame nagu neid riideid igapäevaselt. Need on, kui teised lähevad kontorisse kontoririietega, sest need on meie igapäevased riided. Just, et ma arvan, see kõige suurem nagu taust selle taga ongi see, et see isiklik vajadus, et okei, mul on kogu aeg vaja spordiriietega olla, ma elan nendes, ma olen naine, ma tahan neid vahetada, sest et täna ikkagi neid kohti, kus käia kleidiga on meil reede õhtu, võib-olla teed laupäeva õhtu ka, mingi eriline üritus ja mingi reis. 6 päeva nädalas, vahepeal isegi 7, sa käid igapäeva riietega, mille jaoks meil on trenniriided. Eks sa tahad neid vahetada võimalikult palju vaheldust ja sealt tuligi see mõte, et okei, et mis on siis puudu, miks me ei leia endale neid riideid, mida tahaks, miks me peame tellima kuskilt teisest maailma otsast kogu aeg on ja no, mis puudu on 2-värvilised komplektid, sellised, mis oleksid natukene mahedamates toonides, just sellised maatoonid on ju, nagu sinu seljas on, võib-olla natukene naiselikumad lõikad. Ja natuke naiselikumad, huvitavamad, teistsugused. Ja teistsugused, mida sa ei ole näinud on ju, mis on siis kuidas sa seda nimetad? Laineline äär on ju igal asjal, mis esindab seda, on ju, et need toonid, laineline äär ja siis muidugi kõige olulisem isegi selle juures on see, et kuidas need asjad istuvad, et kuidas see rinnahoidja istub, kuidas need püksid istuvad, et need on need põhiasjad, mis on olulised ja kui sa ei leia seda kuskilt, siis ju tundub loogiline, et sa, noh, okei, ma siis hakkan ise tegema, on ju. Ja meie puhul on see, ma arvan, väga loogiline samm, meil on suur selles suhtes kogukond taga ja noh, minu enda missioon pigem nagu noh, vahet ei ole, kas see on läbi trenni meil olnud, on luua ikkagi mingit kogukonda, noh, mingid oma väikest liikumist jutumärkides on ju, aga just, et mul on see oma naljatades, me ütleme siin sekt on ju, aga kui sul on see juba taga ja see on juba mingi toimiv asi, siis on loogiline edasine haru või
või asi, mida teha, aga jah, just pigem see, et see on see. Ikka see enda vajadus on ka nagu väga oluline, et no tõesti, no, et no, kui sa nende sees pead olema igapäevaselt hommikust õhtuni, siis ta peab olema mugav, aga samas ta võiks ka olla nagu ilus, et nagu kui palju samas, päris kindlasti peab olema ilus, et mul just küsiti, et kuna praegult on mul One Piece'ide testimine, et kas need tulevad, ma ütlesin, et jah, ma arvan, et tulevad, aga päris ausalt ma ootan ära täpselt need värvid, ma täpselt tahan näha, kuidas see mu seljas välja näeb, kui see ei ole ilus või kui mul on mingi kahtlus selle ees, ta on ebamugav, ta ei ole nii ilus, kui ma tahaks, siis ma ei pane teda müüki. Et need on täpselt need asjad, mis minu meelest on ilusad, kui teiste meelest on ka, siis võila, super. Et ilu on kindlasti väga oluline. Jah, ja taaskord sa saad natukene nagu seda nurka, seda moedisaini nurka juba siin nagu katsetada ja ikkagi sa nagu kõik see materjalid ja asjad, et sa natukene oled ju seda kõike õppinud ja oskad nagu seda rohkem märgata kui võib-olla tavainimene, eks ole, et nagu oskad nagu hinnata neid asju ja jälgida, et nüüd on natukene nagu see siia mängu tulnud tagasi. Aga muidu see sündis küll minu meelest täitsa niimoodi, et ma ütlesin, kuule teeme mingid, mõtlesin, tegelikult lahedalt T-särgid või mingi ägedat tooni ja siis sündis see esimene, see roosakas või kuidas on ikka vana roosakas, mis on hästi selline värv, mida väga vähe kuskil liigub, ma korra võtan ta siit välja, aga mida väga vähe kuskil liigub selline vana roosakas värv, mille järgi ka kõik tunnevad ära, et kuule teeks on ju, ja siis nagu läks ja no läkski ära jälle. Ja kas sa ei mäleta, tegelikult mul tuleb kuskilt ajusopist, ajukäärust tuleb meelde see, et see oli päris alguses, kui me selle formaga alustasime, tegelikult korra oli see jutt, aga no issand, siis ma mõtlesin, kuidas ja mismoodi ja noh, siis oli nii palju muid asju, et oli vaja seda format alles käivitada ja no siis oli päris alguses. Ja sa isegi ei mäleta, aga ma mäletan, et korra oli see jutt. Et ta kuskil õhus on ikkagi kogu aeg olnud ja mul on hea meel, ma ei pea enam nagu kogu aeg sõtkuma seda teed ja iga nädal vaatama, kas spordipoodidesse on midagi uut tulnud. Jälle uus maika on tulnud, aga noh, jälle jooksjatele ja jälle lukud ja viled ja neoonroosad ja neoonrohelised. Noh, okei, lähme siis järgmine nädal uuele ringile. Selles suhtes väga nagu, kui sa käid pilateses, siis sa ei saa käia jooksuriietega pilateses, sul ei ole vaja neid taskuid sinna igale poole ja noh, need on nii erinevad ja siis need on mingisugused erinev liin ja see vibe on täiesti erinev. Mulle üldse nagu tundub, et meil nagu, kui sa lähed spordipoodi, siis nagu kõik on nagu jooksjad siis Eestis või? Kõik jooksevad või teine... Ei, ma ei tea, ma mõtlen seda kogu aeg. Teine äärmus on muideks see, et siis on need mingid joogariided. Ma ei tea, kas siis... Ja need on liiga pehmed. Ja sellest ma muidugi üldse aru ei saa, miks need joogariided peab pehmed olema, kuna ma olen nagu ka joogat juhendanud nagu pikki aastaid. Et seal sa oled allavaatav koer, ülesvaatav koer, igate pidi ripud. Ja nagu need on alati pehmed ja nagu argivahe on sul lõpuks kandade vahel. Alla vaatavas koeras ja nagu see on nagu väga okei on ju ja need on siis hästi lödid tehtud nagu, et noh, kas jooksjad või siis joogariided, mis on hästi pehmed, mis tegelikult nagu väga nagu joogatajatele nagu tegelikult ei võiks sobida nagu. No see mure on nüüd lahendatud. Jah, see on lahendatud. Me tegime ära selle lihtsalt jälle, väikse asja tegime ja jätkame ja lähme järjest edasi sellega. Nüüd ma siis küsin, mis tundeid see sust tekitab, et me pidime ostma suure ühe seina täitva selle kappi, kus me kõiki oma tooteid peame hoiustama, sest et neid on nii palju ja ma ei tea, varsti ma pean laoruumi võtma, No mis tundeid? No ma saan aru, et nüüd on kaubamaja avatud, Täielik kaubamaja. Hea, et me siia tegime veel selle väiksema selle kardinaga riietusvahetusega, nüüd on tõesti nagu kaubamaja. Kardin käib eest ära, kardin käib ette uuesti ja kaubamaja. Kas sa arvasid, et midagi sellist võib juhtuda? Ei, ma nii ei mõelnud. Midagi ma nagu arvasin, aga et neid korraga nagu järsku hästi palju on ja mulle tundub, et neid tuleb muudkui juurde peagi. Et ma ei kujuta ette, kuhu see viib, aga nagu pole oluline, et ma polegi siuke inimene, kes üldse nagu väga pikalt ette mõtleb. Sa tead ju seda, et
tuleb, mis tuleb ja kõik tuleb vastu võtta ja mulle see müügitöö õudselt sobib, sest ilmselt ikkagi mul on nagu ema geenid vaata sees, et kui sind ei ole, siis mulle õudselt meeldib sättida inimestele neid riideid ja rääkida, mis suurused sobivad ja mida tuleb võtta ja kuidas tuleb olla ja mulle sobib see, noh. Ühesõnaga praegu siis kõige uuemad asjad, mis meil on meie liibukad. Kuidas eesti keeles nende kohta öeldakse? Retuusid. Ja kui me alustasime T-särkidest, pusadest, siis nüüd me oleme jõudnud trenniriieteni. Kristil on seljas selline terrakotta tooni sett, pikad püksid ja ühe õlaga bra. Ma korra näitan ka siit. Juba hästi oli pandud, et saan järjest võtta, vaata. Nii, selline ühe õlaga bra, mis on praegu meil täielik hitt olnud. Hetkel, kui me seda asja siin filmime, siis on juba meil esimene terve see kogus on ära müüdud ja nüüd uus tuleb peale. Ja minul on selles siis see pruun set 2 õlapaelaga ja lisaks on meil veel ka must, aga ma juba võin öelda, et neid värve tuleb veel ja testimises on päris palju erinevaid tooteid, aga tegelikult oluline ei olegi need värvid ja mitu õlga või mis asja. Oluline on see, kuidas ennast nendes riietes tunned. Just, et see tunne, et kuidas ma ennast tunnen, et kas mul on mugav liigutada, kas mul on nendega ka peale trenni mugav olla, sest minu päev ei koosne ainult sellest, et ma ju teen siin formas ka muud asja, ja need on mul kogu aeg seljas, et kas siis on lühike vorm seljas, lühikesed püksid ja ühe õlapaelaga või 2 õlapaelaga rinnahoidja või pikad püksid, et noh, minu jaoks on nagu see mugavus tähtis ja see, et ta on nagu pehme ja et ta ei sega mu keha ja nagu kõik see rinnahoidjate värk, see on tegelikult nagu alati see peab hästi mugav olema ja nagu seda ma nende riiete puhul just nagu pidasingi oluliseks ja kui see testperiood oli, siis ma sain aru, et need on tõesti mugavad ja see on päriselt nii, et ma teen nendega massaase samamoodi. Ja mis on tore asi on veel see, sa rääkisid rinnahoidjast, siis iga rinnahoidja sees on padi, mida sa saad eemaldada või jätta. No meie üldiselt eemaldame. No mina eriti peaksin eemaldama siin neid patju, eks ole praegu. No praegult on sul väga hästi kõik. Ja, on hästi. Aga need, kellel ei ole nii palju seda rinda, siis see padi on ikkagi suhteliselt oluline tegelikult. Ja tüdrukud tahavad, et natuke oleks ka midagi. Mida on mul tuli palju küsitud Instagramis kohapeal stuudios, et kas see ühe õlaga see on mugav ka kandmiseks? Jah, ma ka nagu algul mõtlesin, et mida asja, et ühe õlapaelaga. Aga vaata, siis me käisime Itaalias ja ma võtsin kaasa ekstra selle ühe õlapaelaga ka, et tahtsin seal neid trennides proovida ja esimene trenn oli kogu aeg see, et ma olin kogu aeg niimoodi, kas mul rind on või ei ole nagu väljas või sees ja vahepeal ütlesin tüdrukutele, et kui rind tuleb välja, andke märku, eks ole, et ärge häbenege. Aga trenn sai läbi ja mu rind oli ikka sees. No, sealt ei tule midagi välja ja see on nagu väga sealt ei tule mitte midagi välja, ma võin öelda, et siin Pariis me hüppame, kargame ülihästi, kõik püsib, kõik on väga ilus ja super lihtsalt. Just, et sa nagu testid ära nende hüppamiste ja kargamiste ajal. Ja see ühe õlapaelaga bra on praegu kõige minevam kaup üldse, aga ka teine bra on väga ilus, mis minul seljas on. Ma ei tea, kas sul on see olemas. See on niimoodi, et ta on tagant risti, ma korra näitan ka. No see on ka nagu ülimugav seljas, et noh, see on nagu see, millega ma nagu eelistan, mul on alati, kui ma teen neid massaase ja võtad igast keha asendeid, et sa saad hästi liigutada ennast igatepidi. Ja. Mida on üli palju küsitud, et rääkige, kuidas on sellise asja tegemine nii ja naas, ma mäletan, et ma arvan, et see mõte, et tahaks mingit enda asja sellist nagu just seda rõiva suunda juurde tuua, mul tekkis mingi esimest korda, ma arvan, võib-olla mingi poole aastat tagasi, kus ma mõtlesin, et see oleks päris lahe ja võiks on ju, kuna ma tegelikult ise moodi õppinud on ju, et et tahaks mingit seda riide asja juurde on ju. See algus see tundus küll siukene, et see on mingi võimatu projekt, nagu iga uue asjaga niimoodi, siis algus on siuke tunne, et seda ei ole võimalik teha, siis teed ära vaata, polki nii hull on ju. Aga
aga et kes on küsinud, et kuidas seda teha on, siis see on ikkagi võtnud suhteliselt kaua aega, et kaua aega võtnud ikka ja nagu... üldse mingid nagu tooted ja mudelid sisse saada, seepärast et see testimine on oluline, see läbipesemine kogu aeg, kuidas ta istub, kas ta on mugav, kas see materjal meeldib, kuidas koostöö on nende inimestega, tehasega on ja et see kõik on väga oluline ja noh, naiste puhul on hästi oluline just sellised strateegilised asjad, kuidas ta istub just siit pükstel, just siit hargi vahelt, väga oluline on ju, see on nii oluline. Teine kõige olulisem asi muidugi on ju, kuidas see rinnahoid istub, et need on üliolulised asjad ja tegelikult see protsess võtab aega kuid. Ja samamoodi ka see, et milliseid värve valida, siis nagu nuputad, et mis värve võtta on ja et tegelikult nüüd, kui meil ongi nendest trenniriidetest terrakotta, pruun ja must, siis kõige vähem on läinud musta. Ilmselt on asi selles, et hetkel on suvi ja soe ja musta niikuinii hakatakse ostma talvel ja sügisel, aga tegelikult just nagu noh, see terrakotta värv on siuke, mida absoluutselt ei liigu kuskil suurte brändides Eestis on. No jaa, aga neid komplekte, kus sa saad nagu mingid erivärve ja selliseid, neid tegelikult ju väga poodides ei olegi, et põhiliselt sa võtad musta, et mustad komplektid on, siis on mingisugune neoonroheline, eks ole, ja siis on veel mingi neoonroosa võib-olla, et nagu selliseid mõnusaid toone, et minu see mõte oli alati see, et okei, ma tahan mingi mõnusaid toone, et mis meie nagu siia interjööri sobivad, et mitte, et nüüd oleks mingisugune too, et siin me käime nendes värvides, aga kuidagi ei ole väga see vibe niimoodi, et sa tuled siia Pilatesesse nüüd selle neoonrohelise setiga, ei ole, sa tahad rohkem sellist maatooni, võib-olla see energia on meil siin selline rahulikum, et sa tahad ja et oleks sellist ühte värvi komplektid, kuigi väga ilus on ka sättida näiteks seda terrakotat ju kokku näiteks pruuniga või mis iganes, et meil tuleb mingid valged siin, et ka valged lisada nendele. Aga see värvide valik oli väga oluline, praegu kõige populaarsem on ikkagi see terrakotta ja muidugi see pruun, aga see must kindlasti sügisel ja talvel tuleb jälle hooga tagasi ja nii tore on näha, kuidas mingid kliendid, kes kogu aeg on nagu mustas või mingi tumesinine või selline, et nüüd nad on ostnud endale selle terrakotta ja täna ka just trennis vaatasin, vau, sulle nii hästi sobib, et ma ei ole siin kunagi näinud värviliste trenniriietega, et nii ilusti sobib, et see on nii selline nagu toon. Ja muidugi tehes oli see, et okei, on ju, et sa võid ju teha igasuguseid asju, mis sul pähe, eks ju, tuleb, on ju, aga et just mingi selline nagu oma nagu touch või selline naiselik see, et siis minu meelest just meie need nagu kumerad ääred ja kõik see on mingisuguse oma sellise nagu jah, aga samas, eks ole, see on täpselt see komplekt, et sa ei pea sellega formasse tulema ainult, et sa võid ka taga jõusaali minna, et see on täiesti ära testitud juba, et ta on nagu jõusaalis väga mugav ka kanda, et sa ei pea seal jõusaalis ka olema mingisuguste, ei ta on väga mugav, jah. Ja mida ma tahtsin näidata, kuna meil on mõlemal pikad püksid jalas, on ju kaamera ees, eks ju tundub nagu viisakas pikkade pükstega olla, on need lühikesed püksid, mis on meil ka igal värvil, on siis niimoodi, et meil on pikad püksid, pluss igal värvil on lühikesed püksid. Lühikene püks on selline täpselt samasugune, samamoodi see Forma logo on meil siin taga on ja see püksi äär on täpselt samamoodi laineline, aga ta on lihtsalt lühike püks ja see lühike püks on ka praegu olnud väga hitt, sellepärast et kuigi meil ei ole suve ilma, vähemalt hetkel, kui me filmime, siis ikkagi inimestele meeldib mõelda, et meil on suvi on ja meil on pala kogu aeg siin, eks. No ja kui läheb soojaks väljas, siis tegelikult tõesti, kes on jooksuinimesed või käivad kõndimas või ideaalne ka jalga panna. Ja ma just tulin reisilt, on ju, super on need lühikesed püksid, lähed reisile, kõnnid, käid kuskil jõusaalis, on ju, spordiklubis, on ju, väga head on just need lühikesed. Pruun on mul siin siis ühe õlapaelaga. Natukene liigutan ennast. Nii, näitan korra, siis on meil mustad pikad, mustad pikad ja veel, et olgu öeldud, absoluutselt kõiki suurusi on XS, S, M, L ja siis on see sama, nüüd mis minul on seljas pruun, on siis see terrakotta ehk siis see 2 õlaga, kus on tagarist, hästi ilus näeb seljas välja.
super toode. No ja siis muidugi on meil need super head vanad lemmikud, mis on alati nagu kõigile meeldinud on ja sinul on seljas praegu, mis on ka päris uus toode, on need topid. Sul on valge, meil on must ja siis muidugi praegu see hitt, mis meil on see beebiroosa nunnukas. See on nii ilus minu meelest. Mina nüüd kannan ka roosat ju. See on ju ka uus uudis nüüd, et kes, kui keegi on täheldanud Instagramis, siis mina olin see, et mõttetu mingid värvid ja asjad, et nüüd teen terrakotta värvi, neid trenniriideid ja roosasi toppe, on ju. Aga ma kannan neid ise kõiki. Noh, mina kannan niikuinii. Ma tead, mida ma tahtsin su käest küsida? No, küsi. Teeme kohe kaamera ees, vaata. Mis sa arvad, milliseid tooteid sina tahaksid juurde saata? Mida sina näeksid? Sa võid praegu nagu tellimusi esitada. Ma olen nagu toote arendaja. Ei no trenniriiete osas on kindel, et trenniriideid ei ole kunagi kapis liiga palju. Esiteks, kes teevad korralikult regulaarselt trenni, siis teavad, et ühel hetkel neid pidevalt pestes ikkagi see kaitsekiht sealt kulub, ükskõik kui hästi sa neid ei hoia ja selle spordiriiete pesuvahendiga ei pese. Ja tegelikult sa nagu ikkagi lõpuks tahad jälle nagu mingit vaheldust ka, et sul nagu see motivatsioon kohe tõuseb, kui sul jälle nagu mõne aja pärast on mingid paar uut püksipaari või midagi, et kuidagi nagu neid trenniriideid kindlasti, et ma arvan, et nende osas selles mõttes kindlasti on ju tuleb juurde ja juurde mõelda ka talve poole. Ja võib-olla siis ka midagi peale niukest soojendussärki, eks ole, lukuga, et ma tean nagu korra juba nagu käis see väike niuke asi läbi siit, et ma sain nagu midagi proovida isegi. Jah, ma tahtsin korra veel näidata, kuna praegu on suvi, on mul lemmiktoode, mis meil on meil on üks uus tore pusa, mis on mul siin ümber tegelikult. On selline lukuga pusa, veits oversized. Lukuga, tore, panen selga ka korra, issand jumal, ma olen moeshow varemgi teinud, mis see häda nüüd siin kaamera ees teha on. Ma ei tea, sinul on mu pusa olemas, räägi, kuidas sulle meeldivad meie pusad ja T-särgid, mu parim materjal üldse. No. Mul on 2 paari, mõlemad on need kapuutsiga, seda lukuga pole mulle antud, seda ma tahaks ka, aga nagu seda ei anta, sest seda on nii vähe. Kapp on muidu siin samas. No ma ei tea, see on nagu lõpu. Väga hea, hierarhia on paigas ikkagi toote arendaja nõusolekut ja hakata tooteid võtma, on. Aga see lõige on super ja nüüd sa võid rääkida edasi ja ma tahtsin näidata ja siis on lühikesed püksid, ma käin iga päev sellega sellepärast, mul oleks ka vaja seda komplekti, ma ei tea, võiks nagu anda mulle, eks ole, no. Ma ise ei võta, ma pean õhtul niimoodi salaja võtma ja siis linna peal käima paar tiiru ja siis kappi tagasi panema niimoodi korralikult. No väga ilus, jah. Ja muidugi nagu mehed küsivad, et kas nad ei saaks endale ka, aga me peame hakkama nende peale siis mõtlema, et see on nagu teine teema. Minu lemmik on see, et isa tuleb siia, tuleb stuudiosse siis niimoodi, et aga millal siis meestele mingi T-särke või midagi? Ma ütlesin, ma arvan ka, et paneme sulle see sama kiri paneme peale, et Brains, Beauty ja Booty. No ta ütles, tal on ükskõik, et väga äge, no. Ja, et läheb ja meeste suurus ja läheb jälle ja selle sloganiga muidugi need kõik absoluutselt huudid ja need lühikesed püksid ja T-särk ja see on minev kaup, see on hästi õnnestunud slogan, see sobib täpselt meie naistele. Aga sa küsisid, mida veel võiks, et tellimuse võiks esitada? Tegelikult nagu praegu mulle tundub, et nüüd on nagu see asi käima lükatud, kuna sa oled õppinud moedisaini, eks ole. Hakka kleitid. Ei, no mitte seda nagu, aga miks mitte, kurat, noh. Ilusate kleitide puudus tegelikult on alati. Et kogu aeg sa nagu teostasid minu unistust, aitasid siin teostada nagu luua mingi stuudio, liikumine, kõik. Aga et nüüd on nagu see üks väike jupike on nüüd nagu juba antud on ja sellest välja sealt, et sa nagu saad ikkagi natuke nende riiete ja asjadega toimeta, sulle nagu õudselt läheb see peale ja kõik. Et tegelikult ikkagi võiks olla mingi vaba aja niisugused asjade peale mõtlema hakata, et just ma mõtlen vaba aja peale, et tulen trenni, võtan formariided, nii lähen trennist tööle, enamus ju lähevad vaata lõunaste trennide järgi, kõik meil tööle, kes kuhu, et siis võiks olla midagi formal ka midagi sellist, et
vaba aja riietused. vaba aeg ühesõnaga. Vaba aeg, jah. No ma olen selle vaba aja peale juba päris palju mõelnud. Vaba aeg, millega ma lähen tööle, aga kui tuleb pikem õhtu, siis lähen õhtusöögile ka. Jumal. Praegu tuli tellimus. Jumal, see on ikka vaja tõsisemat tootearendust, Nojah, eks need mõtted on läbi käinud, et mingisugused särke ja asju ja värke ja särke, mis ei ole nagu päris selles nagu pusamaterjalist on ju. Et see on nagu praegu väga vaba aeg, mis mul seljas. No see on väga vaba aeg, ja ma mõtlen just seda, et millega lähed nagu kontorisse tagasi. Milles ju see nagu kontseptsioon seisneb tänapäeval üldse või kuhu see mood nagu liigub, on ikkagi see, et jah, meil on need üritused, need mingisugused reedõhtused, õhtusöögid, kuhu me lööme ennast ülesse, aga kuidas tegelikult ju tavaline naine riides käib, väga paljud ei käi enam kontorites. Ta tuleb kell 12 trenni, tal on retuus jalas, selle sama retuusiga ta tõmbab midagi viisakamat peale, on ju, see retuus jääb alla, ma ei tea, tõmbab pintsaku peale, läheb ta kohvikusse, teeb mingi kohtumise ära, läheb lapsele lasteaeda järgi, et tegelikult, mis on ka minu enda tegelikult igapäevane reaalsus. Ja elu on kiire ja mugav peab olema. Ja siis sa proovid selle nagu retuusi teha nagu natuke nagu paremaks või nagu lisadki sinna mingi pintsaku on ju, ja tegelikult niimoodi igal pool käiakse riides, see on nüüd jõudnud nagu Eestisse ka on ju trendina. Et see on täitsa nagu mõttekoht. Aga kui uutest toodetest veel rääkida, siis väga lahedad toodet on praegu näidistena testimises, samast sellest lainelisest seeriast on tulemas ja ka ühes tükis tooteid, nii et ja uusi värve, mida ma tahaks katsetada. Et neid asju on tegelikult suhteliselt palju tulemas. Ja nagu midagi võiks olla mingi siin sügise poole. Oota, ma räägin sulle kohe nagu midagi punakat. Mitte sellist klassikalist punast, vaid vaata seda niukest, sügavat niukest tumedat. See on tegelikult ilus, see on ilus. Jah, ma arvan näiteks, et terrakotta ongi ilmselt selline värv, mida me hakkame mingi aja tagant vahetama, et see pruun ja must on rohkem sellised püsivärvid. Ja püsivärvid, aga ilmselt see terrakotta on selline, mida me hakkame vahetama mingi aja tagant. Sügiseks võiks midagi sellist, Tegelikult punakat. Ja, ma arvan, see on hea mõte. Siuke sügavat niukest, mitte seda klassikalist, seda Moskva punast tead. Jah, nagu okei, natukene pehmemat. Et nagu jah tumedama. Kui värvini jõuame, siis eks sina kui kriitik annad nagu siis arvamuse selle. Eks ma proovin enda peal ära ja vaatan, kuidas on. Jah. Mida on väga palju nüüd küsitud, et kuna kui kogukond on juba suhteliselt suur, inimesi on palju ja siis kogu aeg keegi kirjutab kuskil Instagrami, et kas tuleb e-pood ja ma olen sulle rääkinud, kas tuleb e-pood ja kas saab e-poest ja siis tavaliselt juhtub see asi alati niimoodi, et uus kaup tuleb peale on ju, pilta pole jõudnud üles pannagi, vaata jõuad vaevalt selle lahti pakendada on ju, juba tüdrukud on teinud 1-0 vaata on ju, et vastates küsimustele, kes küsivad e-poe kohta, siis mõtted on, aga me ei ole kordagi veel e-poeni jõudnud, sellepärast me oleme enne ära müünud, kui me oleme üldse piltideni jõudnud. Et nüüd eile mul oli pildistamine täitsa ausalt, kuidas see välja nägi, oli niimoodi, et jumal tänatud, et need on trenniriided, trenniriide XSM, pealt näha suurt vahet ei ole, lihtsalt ta natuke venib laiemaks on ja kuidas see välja nägi, oli see, et esimese 2 päevaga tehti kapp nagu tühjaks on ja siis, et aga pildistamine oli kokku lepitud, et teeme tootepilte siis on ju. Okei, teeme tootepilte, aga mida sa pildistad? Minu suurusi pole enam pildistada. Ma mõtlesin, et okei, et kui üldse midagi alles ei jää, et siis me ei saa tagant pilti teha, et siis on lihtsalt, et L selga ja tagant klõpsuga kinni või kes on natukene teab seda tagatausta, kuidas neid tootepildistamisi tehakse riietele, siis on ennegi ette tulnud on, et kõige parem variant ei ole, aga saab hakkama. Aga siis kuidagi me kokku kompunnisime niimoodi, et Miku siis, kes pildistas, ütleb mulle, et tulen ruumist välja.
kuule, see komplekt on sul vist õiges suuruses, jah? Muidu iga eelmine oli niimoodi, et nagu natuke pidi sättima, et vaata liiga välja ei valguks, on ju XS, saad sa aru, kuidas niimoodi vägistasin selga endale neid rinnahoitaid, on ju. Siis M-püksid, noh, tead, kui sa püsti oled, on kõik okei, aga vajuvad ja kui istud, siis hakkab nagu kortsu minema, on ju. Nii et me ei ole nagu jõudnud kunagi nüüd viimasel ajal vähemalt selleni, et me midagi üldse jõuaksime pildistada või jõuaks e-poodi üles panna, nii et ma loodan selleni ka jõuda, aga see on suur rõõm ja ääretu au, et inimesed üldse ostavad neid asju, panevad neid selga ja et nad nii väga ootavad neid, et see on nagu mega, et täna ka kui ma tulin trenni andma, siis saalist 4 tüdrukul, üks ostis enne trenni veel selle seti, jättis selga. 4 tüdrukul olid üleni meie komplekt seljas. Noh, et see on väga suur kogus, pluss veel, et keegi tuleb, et on T-särk või pusa, et nagu just mul sõbranna ütles väga hästi, ütles, et noh, midagi sa oled õigesti teinud, et kui sa tuled trennisaali sisse ja formariideid on rohkem kui aloriideid, et tundub, et sa oled midagi õigesti teinud. Mingi asi on läinud õige koha peale. Meil ikka väga paljudel on siin vorm on seljas, ega see ei tähenda, et peab vormiga trenni tulema, et selles suhtes võib teiste riietega ka tulla. Aga see on mega suur rõõm ja mega suur au, et me saame seda teha. Jah, muidugi, loomulikult. Aga noh, see käib kõik nii kiiresti, ma ütlen, millal me selle esimese podcasti filmisime ja nüüd järsku on suke kaubamäe lahti läinud, et ma ütlen, seda ruumi jääb siin aina vähemaks ja vähemaks, noh. Noh, eks peab siis hakkama küsima seina tagant juurde. Kuulge, andke midagi veel, andke me hakkasime riideid ka tegema. Teeks augu sisse ja läheks edasi natukene selle reaga. Et me mõtleks natuke suuremaks. Jah. No ja asjad liiguvad väga kiiresti, aga see on vist meie puhul nagu tavaline, et me ise kahekesi sinuga jõuame nagu selle hooga kaasa minna, eks teised nagu lähemad inimesed nagu vahepeal võib-olla hoiavad peast kinni, kaota, kus te nüüd jälle, mida te nüüd jälle teete, et me nagu sinuga oleme harjunud nagu selles mõttes, et see lihtsalt meil tuleb mingi mõte ja siis see hakkab kerima ja. Jah, nagu pikalt ei mõtle, vaata mõtted teed ära, vaata, mis ikka on, kui ei lähe, siis ei lähe, aga noh, selles suhtes liiga kaua ei ole mõtet. Ei no liiga kaua mõeldes, siis ei hakka üldse midagi minema, et sa mõtled ja praed ja seedid ja lõpuks seedidki seda, jäädki seedima, eks selle. No. Tuleb tegema hakata ja kogu lugu. No nagu lugupeetud kallis isa vahepeal ütleb, et te tegelete nii paljude erinevate asjadega, absoluutselt, väga tore ju. Jumma ju, võib-olla hakkan lauanõusid ka viima veel rahvale kaasa. Ei saagi hoida munasid ühes korvis, et see ei ole ju okei, et alati tuleb. No. Jumal, kui juba üks asi toimib, siis miks mitte teha midagi juurde, et ma ütlen alati, et kui midagi baas on paigas ja sul on mingisugused teadmised sellest, et mina tegelikult enne format ma olin küll väga noor, aga mul oli oma väike naisterõivaste bränd olemas, ma ei ole küll spordiriideid teinud, aga noh, ma ei tea, kes oskab veel paremini seda spordiriiet hinnata kui inimesed, kes kannavad neid hommikust õhtuni. Ei no kõige õigem ongi nagu, et vaata, me ei ole nagu lihtsalt spordiriiete mingid müüjad või edasimüüjad, vaid me oleme reaalselt kasutajad ja me teeme seda enda jaoks. Ja et kui ma ikkagi tootega tulen välja, siis see tähendab seda, et ma olen seda toodet vähemalt 2 kuud ise kandnud aktiivselt kogu aeg. Et täna just olin trennis valge nagu näidisega, kus ei olnud veel ühtegi logo ega midagi peal, aga ma juba nagu kannan seda ja mul oli see sama topp oli peal seal valge, selle peal võtan see topi ära ja siis 2 mu klienti vaatavad niimoodi, valge tuleb ka ja ma olin mingi, et noh, päris hea on küll, et noh, et see lõige on sama, päris hea on küll see valge, päris mulle meeldib nagu, issand jumal küll. Jumal küll, ma ütlesin, ega see on ainuke värv ei ole, mul veel mõni värv, noh. Naersid sul niimoodi, et me ikkagi ise alati ma annan emale mingisuguse komplekti on ju sulle midagi testida, võtan endale alati midagi, et me päriselt testime neid läbi, päriselt peseme, sest et noh, jällegi me peseme palju rohkem kui tavainimene on ju, kes käib võib-olla 2 korda nädalas trennis, ei pese võib-olla peale igat trenni on ju, et meie peseme nagu hommikust õhtuni neid ja see annab ka kõige parema tegelikult nagu ülevaate sellest oluline, kuidas need logod püsivad, kõik see on väga oluline.
ja ei no selge on see, et need, kes noh, ongi nagu õige ongi see, et see tootmine praegu, see on tegelikult väga õige, et see meie asja juures on, et me ise teeme, meil on omal neid riideid vaja juurde, meil on vaja kogu aeg uusi trenniriideid, sest need kuluvad ja kui need meile Ma sobivad. ütlen alati kõige parem on teha asja omast nagu vajadusest, et kui sul on midagi vaja, sa tunned, et seda toodet ei ole, on ju, et noh, kui me vaatame Eesti kontekstis, meil on ikkagi väga väheseid brände siin, mida müüakse, et jah, sul on võimalus tellida, aga niimoodi, et ma lähen nüüd, ma ei tea, Viru keskusesse või Ülemiste keskusesse, meil on väga limiteeritud brändid, mis on siin olnud juba aastaid, neid rohkem juurde ei tule, on ju, et tahaks midagi uut ja värsket, siis ega siin ei tasu loota, et neid tulema ka hakkab, ega keegi ei hakka siia sisse tulema, uus suur bränd ei hakka siia oma poodi avama, seda ei juhtu mitte kunagi, peab ise ära tegema, mis siis ikka. Ja no spordiriiete puhul ka nagu sa ikkagi tahaks nagu, tegelikult ikkagi tahaksid proovida, kas su kehale nagu, noh, paned ta korra selga, et kas su kehale ta nagu ikkagi sobib ja kui sa natukene liigutad koha peal ja teed mingid liigutusid, kas ta sobib sulle, sest sa tellid ära näiteks sealt talost, aga sa tegelikult täpselt ei tea mitte kunagi, mis tuleb. No jah, sa pead olema juba palju tellinud või tellid siis sa sama tead, mudelit, siis sa tead. Ja. Kui sa oled juba paar korda tellinud, siis sa enam-vähem tead, mis sobib, mis tunded sul tekivad, aga nagu algul sa ju ei tea seda ja et noh, selles mõttes on ülihea, kui sa saad koha peal proovida. Ja meie jaoks näiteks hästi oluline ka see, et just pükstel näiteks see ülemine osa siit oleks ilusti üleval, et ta hakkaks alla vajuma, sest mis on kõige hullem asi on see, kui sa teed trenni ja sul hakkab see argivahe alla vajuma. Vaat see on nüüd üks asi, mis see on kohutav. Ma olen nii kaua aastaid treener olnud ja see on üks rind tuleb välja, see on veel ükskõik. Ja see on ilus, see vähemalt saab midagi näidata, see hakkab alla vajuma argivahe. Nüüd see on ebamugav reaalselt ja siis tiri neid üles ja see oli üks väga oluline, ma arvan, faktor. Kindlasti, jah. Kui me neid asju tegime, et need oleksid nagu hea hoidvusega püksid ja noh, ja vajuks niimoodi pidevalt alla. Ja ongi, ja noh, see on üli tähtis, et sa tunned, et trenni ajal, et sul on riided toetavad su keha, et sa ei pea seal hakkama midagi venitama, neid üles poole vahepeal ja mingi trakse peale panema või ma ei tea mida. Jumal, seda on tehtud elus kui palju, et juhendad trenni ja siis vahepeal teise käega sikutad kuskilt alukatega koos neid pükse üles. No see ei ole nagu väga okei. Ja no nende riiete puhul on nagu see, et kuna treenijad on eri vanuses, siis 50-60 pluss naine, noh, tahes-tahtmata sa võid ükskõik kui vormis olla, aga ikka see nahk natukene mängib seal rohkem ja juba rolli, et need hoiavad nagu kõik paigale, et midagi ei rolli. Ja püks tuleb päris kõrgele ka, nii et see vahe, mis tegelikult jääb siia nagu selle rinnahoide ja püksi vahel see on väga väike, sest et enamik ei taha tegelikult nii väga seda just alakõhu osa näidata, on ju, et see vahe, mis jääb, on ikkagi suhteliselt väike, et see osad püksid on väga madala pihaga, et see... Ja minu vanuste naiste puhul on alati see, et nii tobe, et jälle nagu see kõht on toestamata ja et tahaks nagu, et see kõht oleks toestatud ja kõik, et sul on nagu tugev tunne ja noh ongi, et nagu enamuse puhul on see ülemine osa on hästi pehme, mingist sellisest lödisevast materjalist ja, või siis on mingi värvel, mis tegelikult nagu lükkab selle kõhu, alakõhu nagu siit mingi selle naha viimasegi riba lükkab punni, et sul ei peagi see kõht osad on sellised, mis teevad ja siis tuleb siia alla. Ja siuke mulks. Ja siis rinnahoidjatega on ka niimoodi, et kas on liiga pehme toestusega niimoodi, et ta kõik hüppab üles alla või siis on niimoodi, et on mingi räme kumm, mis räigelt soonib siit alt. Et tegelikult rinnahoidja puhul on ka väga oluline ju see, eriti kellel on seda rinda, siis et see oleks toestatud, et eriti kui me teeme mingid hüppavaid liigutusi, et see nüüd päris ei käiks alla üles, on, et me ei taha seda sidekuda siin rikkuda ka, on ju, et see kõik peab ikkagi olema toestatud, aga mitte, et oleks nagu mingi täitsa traatidega siin, on ju. Ja no selles mõttes, no jälle mina nagu... Et see on sellepärast ka ideaalne. Et kui ma terve päev hoian seda rinnahoidjat enda rindade ümber, eks ole, et no siis tõesti ta ei tohi mul hinge kinni matta ja ta ei tohi ka liiga lödi olla. Et need on küll nagu väga mõnusad, nad on nagu kehavastas pehmed, aga väga hea toestusega. Ja. Ühesõnaga hea töö. Tehtud, done. No alles hakkab pihta, mõtlen, me ei ole ju kuhugile jõudnudki veel.
no ma andsin sulle meil on selle väga lahedaid tooteid tulemas, nüüd kindlasti me räägime sellest veel. ja noh, see vaba aja teema ka kindlasti, eks ole. Ja plisseeritud seelikud ja sain juba aru, noh. Ja siis meil on kindlasti ruumi juurde vaja seda. Küll me selle ruumi leiame, selle lahendame ära. Puksid teised välja igalt poolt ruumidest. No selge, aga siis me vaatame, mis meil sellest asjast saama hakkab ja igatahes ma soovitan pilku peal hoida. No eks me võtame... Kuule, tõuse korra püsti ka. Et peab püsti tõusma? Tõuse püsti ja ma räägin, vaata, kas ma saan mikrit nihutada. Tõusen püsti ja nii, ma tassin korra. Ma nihutan mikrit. Nii, vot, ma tassin, et tull lähemale, siis mul on mikker siin. Nii, keera selge. Siin taga pükstel on meil logo. Püks on väga kõrge pihaga, ma tassin seda lihtsalt näidata. Ja nüüd keera eest ka. Meil on e-sõmblus ja nüüd teine asi, tõsta korra särk ülesse. Meil on praal siis ees on see logo on ees. Kas sa saad seda ühte õlga ka näidata? Sul on liiga selles. Ja, ühesõnaga ühe õlaga see praa on Kristil. Kõigil praadel on ees logo ja pükstel on taga nii lühikestel kui pikkadel. Et kui ma küsisin ema käest, et see on naljakas, kui ma küsisin ema käest, et mis sa arvad, kuhu selle logo peaks panema või kas peaks igale asjale panema? Ema nagu niimoodi. Ei noh, võiks ikka näha olla ju. Okei, selge. Et siis mõtlesin loogiliselt, tüdrukud teevad peeglis selfit, paneme ette ja noh, tagant kõnnid, siis võiks ka näha olla, paneme siis pükstele taha, vaata. Ei no võiks ikka näha olla. Ja muidugi, ma unustasin ära, mul ei ole veel näidata järgmise episoodi sel teemal teeme, siis on juba meil need uued tooted ka olemas, mida ma testin. Aga minu suur kirg, mida ma olen viimased kuud mänginud, on padel ja meil tulevad ka padeliriided ja tegelikult, mida ma tahtsin veel öelda, mõtlen oma jalasid sellest topedast tasandist korra välja, mida ma tahtsin tegelikult öelda nende padeliriiete osas ja need käivad ka siis tennise alla. Need on sellised riided, kuna nendel on ju all lühikesed püksid, on ju. Need on sellised riided, millega sa võid tulla ka näiteks barreetundi. Meil on tegelikult sellised kliente, kes käivad tenniseseelikutega asjadega. Jumma ja meil siin mehi ei ole barreetunnis, käi seelikuga, kui tahad, sul on püksid seal all. Seal all on ju püksid, et vahet pole, mehed võivad just olla. Et tegelikult, kui need tooted tulevad, siis need ei ole ka nüüd mõeldud niimoodi, et sa pead käima ainult padelis või tennises nendega. Et nende barrees on väga ilus, kui see seelikuga teha. Sina Itaalias. Mina Itaalias tegin kogu aeg barreed selle seelikuga. Ja see seelik tegelikult on ka nagu ülimugav. No, ülimugav on seljas ja jälle see ülemine osa, see värvel on lai, ta hoiab tugevasti. Sa tead, et see on seelik, see on lühike, ka all on püksid, kõik on kaitstud, sa teed seda barreed, sa võid seal nende jalgadega vehkida paremale vasakule. Et tegelikult oli väga mugav. Ja, ma olen nõus. Nii et igal juhul on mida oodata. Ei no ma arvan, et eks siis nagu võtame võib-olla selle asja niimoodi kokku, et talvel räägime uuesti, siis on meil need kasukad näidata, eks ole. Ei noh, Kelly tuleb istud meiega koos, toob oma need furgoe, nahktagid ja kasukad ja siin paneme siukse moeshow paika. Mikrid võtame kätte, seda standi pole vaja, mikrid kätte vaata, tüdrukud käivad edasi-tagasi. Ei, me võime istuda ju, nad võivad käia edasi-tagasi. Ja me istume. Ja miks ka mitte? Noh, jälle mõttekoht on ju. Jälle mõttekoht. No aga aitäh, et sa minuga arutlesid, jagasid oma ausat arvamust, mida sa nendest riietest arvad, sest mina arvan niikuinii hästi. Ma luban sulle, et ma annan sulle selle seti nüüd ka. Ja tore oleks küll, eks sa ei ole küsinud sellest suhtes, sa võiksid kui ise ka selle peale tulla, et võib-olla suu lahti teha. Aga no ma olen niimoodi, kuna see set on jälle olnud nagu nii niuke selline müüdav kaup ja nagu ta on tõesti väga äge. Ja ta on siuke, et lähed toidupoodi nagu õhtul. Paneb pläta jalga ja no ta on ikka väga äge, et nagu kuhugi kas või lennukisse ja reisile minna. Ja meie lendasime, mina lendasin. Üli äge. Et noh, kui see pull siin kaamerad lukku lähevad, siis pea meeles. Oleks antud. On meeles, kapp on lähedal. Ühesõnaga tore, et sa minuga vestlesid, et sa selle ilusa seti endal selga panid. Kannan uhkusega. Kannad uhkusega, ma kannan ka. Aitäh kuulajatele ja järgmiste episoodideni.